Armas kuulaja, minu nimi on Meeli Laane. Olen leinanõustaja ja koolitaja ja täna tutvustan sulle mindfulnessi viisi, kuidasmoodi leinast, kaotusest või südame murdumisest läbi käia iseennast toetaval viisil. Meil kõigil on omad hetked valude ja muredega. Neil raskel hetkel on meil kombeks kannatada või vastu võidelda oma keerulistele tunnetele või hoopis neid alla suruda, püüdes teha võimalikult palju igasuguseid tegevusi, et mitte mõelda ja mitte tunda. Mindfulness väidab, et raskustega võideldes me lisame hoopis kannatusi niigi keerulistele olukordadele. On palju pehmem ja oskuslikum viis, kuidas kohtuda oma valuga. Kasates mindfulnessi ja kaastunnet iseenda suunas. Kaastunne, mis on suunatud iseendale, annab meile hoopis võimaluse arendada oma vaprust, heatahtlikkust iseenese suunas ja teadlikkust selle raskuse sees, selle asemel, et näha vaeva oma keeruliste emotsioonidega. Selle lähenemise lõi doktor Kristen Neff, kes on enesele suunatud kaastunde ekspert. Pema Chodron, When Things Fall Apart, on öelnud: pettumuse, häbi, ärrituse, vastikuse, viha, armukadeduse ja hirmutunded ei ole üldsegi halvad, vaid on tegelikkuses väga selged hetked, mis näitavad ja õpetavad meile neid kohti, kus end tagasi hoiame. Nad õpetavad meile reipust ja mille poole nõjatuda, kohtades, kus me parema meelega kokku kukuksime ja eemale tõmbuksime. Nad on kui sõnumitoojad, kes julma selgusega osutavad täpselt sellele kohale, kus jännis oleme. Seesama käimasolev hetk on täiuslik õpetaja ja on meie õnn, et see saadab meid kõikjal. Mindfulnessiga on võimalik läbida 4 sammu, mis aitab sul suunata iseenda vastu kaastunnet, kui sul on üleval keerulised emotsioonid. Kui on väljakutset esitav, valus või muret tekitav olukord, siis peatu hetkeks. Vii tähelepanu oma kehale ja ürita leida koht oma keha sees, kus kohast see tunne on ja sa koged. Leia koht, kus sa füüsiliselt tunned emotsiooni aistinguid oma kehas. Esimese sammuna suunad sa tunnistamise ja vastuvõtmise sellele, mis toimub. Seda tehes lased sa toimunu osas vastupanu ja võitlemise vabamaks. Esimeses sammus ütled sa iseendale: see on kannatuse hetk. Teine samm on seatud inimlikkuse mõistmises, raskete tunnete kogemise normaliseerimises. Teises sammus sulle meenub, et sul ei ole põhjust tunda end nii üksikuna või süüdi või häbistatuna kogemustes, mis kuuluvad normaalse inimeseks olemise kogemuse juurde. Teises sammus ütled sa iseendale: kannatus on osa elust. Ma ei ole sellega üksi. Kolmandas sammus pakud sa iseendale kaastunnet ja rahunemist ning sa tood heatahtlikkuse keerulise ja valulise hetke juurde. Esmalt asetad käed oma südamele, märgiks kaastundest. Kui sa soovid kasutada mõnda muud žesti, siis luba seda endale. Ja siin ütled endale 3. lause. Ma luban olla heasoovlik iseenda suhtes, iseendal. 4. samm on vaba valikuline lisasamm. Siin saad sa küsida iseendalt: mida ma vajan praegu
et väljendada heasoovlikkust enese suhtes. Sa saad öelda iseendale näiteks: võtan ennast sellisena, nagu ma olen. Las ma olla kannatlik. Ma luban aeglustada oma hoogu veidi ja hingan. Ning sa saad edasi uurida, kas on midagi, mis sind hellitavalt toidab ja lohutab. Näiteks soe vann, jalutuskäik, mediteerimine, sõbraga suhtlemine, veel midagi. Kui meil on valus, siis saame kasvatada endas sellist mindfulnessi enesele suunatud kaastunnet, leides ühenduse ja rahunemise, selle asemel, et end kinni müürida või endasse sulguda. Poeet Rumi on öelnud: haav on see koht, mille kaudu valgus saab siseneda. Laulja Leonard Cohen omakorda: igas asjas on mõra, et valgus sisse pääseks. Armas kuulaja, ma tänan sind, et sa kuulasid ja iseenda eest hoolt kannad. Rohkem infot minu tegemiste kohta leiad sa veebilehelt www.meelilaane.ee ja Facebooki lehelt Leila nõustaja ja koolitaja Meeli Laane. Soovin sulle südamest rahulikku kulgemist iseendaga kooskõlas.